see on siis meie teine hommikuklubi ja värsketele liitujatele, et meil on olnud aastate jooksul väga populaarne ja tõsine üritus oli kella 6 klubi. Iga kuu 3. kolmapäeval kell 6 õhtul saime kokku ja näed, koroona lõpetas või peatas selle meil kaunis kurvalt, sest tänavune hooaeg on läinud põnevalt. Me alustasime sügisel üleval Stenbocki juures ehk Ratas võttis meid uhkelt vastu ja niimoodi on põnevate sündmustega. Nüüd jäi ta pidama Eesti Panga peale. Ja mõte oli siis, et kui ei ole KKK-d kella 6 klubid, siis teeme kella 10 klubi KKK hommikuvariandi. Ja proovime siis pidada seda. Alustasime Saaremaast ja jätkame täna ka Saaremaaga. Ja meil on esimene esineja on Valdis Noppel, ta on Saaremaa piimatööstuse pealik juba mõnda aega olnud ja räägi siis meile, kuidas sa esiteks seda kriisi ja seda üle elanud oled, aga mida siis teie poolt uut ja ilusat oodata on. Ole hea, Valdis. Tere veel kord kõigile. Tiit on pika tutvustuse teinud, et ma pean tunnistama, et ma ei ole veel aastat juhtinud küll Saaremaa piimatööstust, aga ütleme, natukene juba aim on ja täna võib öelda seda, et suur õnn oli, et ma suutsin ikkagi päris pikka aega nagu majas ennem olla, kui see koroona peale hakkas, sest see võimaldas ka sõna otseses mõttes juba, ütleme niimoodi, et teadsid ka kaugelt, millest jutt, sellepärast, et tegelikult reaalsus oli niimoodi, et ma 7 nädalat füüsiliselt saarel ei olnudki. Ma olin küll saarele väga lähedal, et 40 minuti kaugusel praamist, et ma oleks sinna ka saanud, ma ei oleks tagasi saanud. Ja meil kokkuleppe oligi nii, et kui nagu öeldakse, viimane kastiteste langeb, siis ma lähen vähemalt teen oma soorituse ka. Senikaua katsub mõtte selge hoida ja tegelikult ikkagi otsuseid teha ja vastuseid anda inimestele, et nii see asi möödus ja mis oli loomulikult kõige suurem risk meie jaoks oli, julgen öelda seda, et 2 nädalat ikkagi kummitas mõtte peas, et täna meil on hetkel 135, aga see hetk oli toorpiima 140 tonni päevas, iga päev värava taga ja kõige suurem, võime rääkida igasugustest majandushirmudest ja kõigest muust, aga kõige suurem hirm oli see, et kui see pandeemia meile majja sisse tuleb, siis 140 tonni toorpiima, väga bioaktiivne aine, iga päev värava taga ja kui seda juustumeistrid või on pikali, siis sõna otseses mõttes, see oli kõige suurem risk. Et see oleks olnud tõsine katsumus, et Kuressaare veevärk ilmselgelt sellise heitme kogusega hakkama ei saaks, kui musta stsenaariumi järgi oleks pidanud selle puhastusseadmetesse laskma ja ütleme nii, et see oli stsenaarium, mida ei tahtnud mõelda, sest Eestis tegelikult ei olnud võimalust sel perioodil reaalselt kuhugi mujale see töötlemist läbi lasta. Siis oleks pidanud leidma koha väljaspool Eestit seda teha, aga te teate ise, mis olukord siin vahepeal oli, et küll ähvardati piire kinni panna ja nii edasi. Nii et ütleme nii, et kokkuvõte oli see, et pinget jätkus, aga ütleme nii, et tiim oli selles mõttes kihvt, et tootmise tiim, et alguses nad tahtsid nagu sellist igapäevast tuge, et videokoosolekud olid tihedad, aga siis nad lõpptulemus oli viimased nädalad niimoodi, et kuule Valdis, et teeme 2 korda nädalas, et lase tööd ka teha. Et ütleme, inimesed kohanevad ja kindlasti oli see väga tõsine katsumus ja kursus ja eile tegelikult ma tegin ka siis, kuna nüüd ametlikult ka eriolukord lõppes, et siis eile tegin ka kollektiivile väikse kogunemise ja kokkuvõtte ja loomulikult maskides olime, aga kiirkorras kella 2 ajal just, et lihtsalt tõesti südamest tänada, et
noh, mis iganes, et oleks võinud ju seal mingi tohutu paanika tekkida ja nii edasi, et kõik tegid, mis teha andis, mis vaja teha oli ja ütlen ausalt, et noh, võib-olla teinekord, noh, ma olen harjunud ka, eks ma olen neid erinevaid tööstusid siin ütleme 1, 2, 3, noh, see on niisugune 5. tööstus, mida ma päris nüüd nagu süvitsi pean toimetama või manageerima, et Eesti piimatööstustest, et enam-vähem ongi see mudel on oluline, et sul majast on mingi pilt ja sa tegelikult pead vaatama see, mis sinna sisse läheb, mis sealt välja tuleb, kuidas sa turuga maksimaalselt toimetad nii, et turg võimalikult vähe pihta saaks või turul tunnetatav oleks enda probleemid. Et see nagu ma arvan kokkuvõttes, et noh, inimesed olid ikkagi tublid ja said vaatamata nendele esimesed 2-3 nädalat loomulikult oli nagu kõige keerulisem. Siis tekkis neil olukorraga seoses rütm, noh, mitte ainult neil, mul endal täpselt samamoodi. Ja selline näha oli, et me suutsime seda asja nagu omalt poolt ikkagi kontrollida, aga jah, tuleb tunnistada, et tegelikult oli ikka mingi hetk oli siuke, noh, kui sa tajud seda, mis võib reaalselt juhtuda, siis noh, et muidu jätad tegemata ja jätad tellimuse täitmata, aga piimaga on jah see lugu, et tööstusel on ju 44 omanikku pluss 2 Hiiumaa tootjat, kes liikmed ei ole, et 46 piimatootjat igapäevaselt lüpsavad ja see on kõik saartel. Ma räägin ainult Saaremaa, Hiiumaa, Muhumaa. Ennem toodi ka 10 aastat mandrilt piima, siis nüüd oleme 2 viimast kuud olnud ainult saarte piima peal, kuna saarte piimatootjad on suutnud ise seda kogust selliselt kasvatada, et tänases mahus Kuressaare tööstus lihtsalt ei suudagi rohkem päevast töödelda, kui saared toodavad. Et see on tänaseks päevaks reaalsus ja noh, loomulikult, kui mõne tootjaga peaks seal halvasti minema, siis mine ära ütle iial on, et ei pea jälle paari % mandrilt tooma juurde, aga ja nüüd oleme küll olnud 3. kuu jookseb, kus me tegelikult oleme puhtalt saarte piima peal, et see on nagu noh, eks see vastutus on nagu selle võrra suurem, et see ongi ju meie kohustus number 1, et me peame tagama ikkagi toorme vastuvõtmise, et need majapidamised saaks oma igapäevast tsüklit täita ja noh, siis sealt edasi kõik tulevad majanduspoolt. Nii et pandeemiaga tundub, et vähemalt selle esimese lainega, loodetavasti ka viimasega saime kenasti toime. Aga loomulikult need maskide kõrvatagused ja näod ja ega inimestel oli ikka, see on tõsine katsumus ja täna on ka otsus meil vastu võetud, et oma majas, ma ei räägi nagu neid tooteid, neid inimesi, kes puutuvad lahtise tootega kokku, aga ka tegelikult kontorites ja kui on veel vähegi kogunemised asjad, et ikkagi meil on sisuliselt nii, et kui on meie majas praegu toimetama, siis peaks olema mask ees ja 7. juunini on see nõue ees ja need kaitsevahendid on meil laos olemas ka. Et lihtsalt, kui juhtub ikkagi teadmata, et keegi kuskilt sisse toob, et see jumala pärast ei hakkaks nagu kollektiivis levima, et selleks teha kõik ja võib-olla väike pluss on see, et ma tunnistan seda, et mina tõmbasin nagu valvel seisakusse peale seda, kui tuli see uudis, et see vist oli iraanlane, kui ma õieti mäletan, kes Tallinna bussijaamast ise endale kiirabi kutsus, siis peale seda tegelikult ma tõmbasin nagu häiresse, et me peame tegelikult varusid täiendama, me peame valmis olema halvimaks, et võib-olla selline natuke ette võib-olla pigem rohkem hirmu tunda, kui pärast kahetseda, et äkki seal oli ka väike abi, et me ikkagi hakkasime valmistuma suhteliselt mitte päris viimasel hetkel. Meie jaoks. 140 tonni piima päevas on muidugi paras õudus ja sinu üle-eelmine eelkäija on ju seda õudust ka üle elanud, kui see Venemaa piirang tuli ja kuhu sa paned selle piima.
ja see vägev postipoiss ju see lüpsab ka nii nagu jube oma karjast, eks, ja paneb oma rekordeid seal. No Tõnu on jah, Tõnul tuleb ikka 30 tonni päevas, et ega nii ongi, et osakaal, ütleme, Ülar ja Tõnu, eks siis Kärla ja Kõljala on meil ikkagi sõna otseses mõttes nii kandvad jõud kogu selle kooperatiivi elukorralduse juures, et ütleme nii, et midagi teha ei ole. Vorm on ühistuline, aga on ka ühistulises vormis väga tugevad alustalad, millel see asi püsib või kellel. Kas te torujuheta laudast ei hakka Lüpsiplatsilt kombinaati tegema? Selleks on natuke liiga kaugel, aga ütleme nii, et kui Mererannal tuleb tulevikus kõva kosilane ja arendab seal tõesti, mis oleks minu ja meie nii-öelda suur tahtmine tõsiselt piima poolt edasi, siis selles kontekstis annab küll juba hakata mõtlema, et Mereranna võimaliku tulevase kontsentreeritud tootmise ja tööstuse vahel siis torujuhe vedada, et pikk kogemus Jõhvis oli ka selline, seal on ka tegelikult ma arvan, 1,5 kilomeetrit on tööstuse ja siis 15-tonnise tootja vahe, et seal ma ka alati ütlesin, et lihtsam oleks küll see voolik ära vedada. Kas te saite siis ilma ühegi positiivse proovita hakkama? Üks meie töötajaskonnast ühel inimesel on ametlikult on saanud positiivse proovi, sellest on nüüd ikka vist juba 3-4 nädalat, 4 vist möödas, aga temaga oli see hea, et ta oli mitu päeva enne kodus, ta sai seal oma bussijuhist abikaasalt ja selles mõttes, et ta ei jäänud mitte töö juures haigeks. Et laborant graafikuga käis ja ütleme nii, et 4-päevane vahe oli, nii et tolles mõttes läks ka väga hästi, aga jah, kogu meie kollektiivist on saanud ametlikult positiivse proovi üks inimene, nii et 100 inimese kohta Saaremaa tingimustes ma arvan, et peame olema tänulikud ja õnnelikud. Palju teie rahvast võrkpalli vaatamas käis? Käis ja aga need inimesed käisid ka teste tegemas pärast, aga meie majja sealt ei toodud samamoodi, et need olid kõik negatiivsed. Et need Oumani rahval oli ka üks positiivne vastus ja nemad pidid nädalase pausi tegema omal terves tehases. No seal on ka kari inimesi koos töötamas aga see jäi ka selleks ja nad töötasid ka kogu aeg. Kuidas sinul olid? Sina olid ise 7 nädalat siis nii-öelda Redus, jah, on ilus selle kohta. Aga kuidas kontortööl käis? Kontor, ütleme nii, et tegelikult oli antud see korraldus, et kellel on võimalik reaalselt oma asju kodus koordineerida ja toimetada. See võib kodus olla, aga pean tunnistama seda, et ega kohalikud inimesed on võib-olla ka harjumuse ohvrid ja mis iganes põhjused kellelgi on, aga tegelikult, kes Kuressaare kontoris on, et need olid enamik tööl ja tegelikult ka meie Mandri kontori inimesed olid tööl. Ma ütlesin, miks te tegelikult nagu kontoris käite, siis nad ütlesid, et aga kui sul on müügi poole pealt, et kui sul on ikkagi 2 suurt ekraani laua peal on et see töö efektiivsus on hoopis midagi muud, kui sa kodus seda läpakat nagu lukuauku toimetad. Et kui lihtsalt töötingimused lihtsalt, et kellel on ikkagi reaalset tööd ja ütleme nii, et piimatööstuse poole peal see nagu oli, et seal reaalne töö ära ei kukkunud, siis paljud ikkagi kasutasid kontorit sellepärast, et sa suudad efektiivsemalt oma asjad ära teha. Okei, kuidas teil oli ju see Itaalia eksport päris joone peal ja kuivõrd see kannatada on saanud ja mis seisus see üldse on? No täna on 8. mail läks esimene koorem Itaaliasse uuesti, aprillis mitte ühtegi koormat Itaaliasse ei läinud ja et natukene aimu anda, siis meil on tõesti niimoodi,
eksport jaguneb 4 riigi vahel sisuliselt võrdselt. Need on Soome, Kreeka, Itaalia, Hispaania. Ja nad on täiesti nii-öelda, ei ole absoluutselt, et üks on olematu ja teine on ohohoo. Nad on täiesti, ongi sisuliselt meie eksport jagunebki 4 riigi vahel. Ja ütleme, Itaalia loomulikult kiilus kinni. Kreekasse aprillis läks, aga sealt saime ka kõige traumaatilisema hinna, kus oli täpselt nii, et ütleme, juustu tegemisega on ju see ka, et kui sa aprillis annad juustu välja, siis sa olid seda tootnud, ütleme, veebruaris või seal maksimaalselt märtsi alguses, siis tegelikult 2 koormat, need olid muidugi põhjakoormad, aga ühe konkreetse näite võin tuua, et ega need väga lähedal, seal oli väga palju neid, aga oli tõesti, kus hind kukkus 2,1 peale plokkjuustu kilo eest, aga lihtsalt mingil hetkel oli teadmatus, kas järgmine hind on 1,8, miks mitte. Ja siis me tegelikult 2 koormat välja saades, siis lööd, nagu öeldakse, peast need asjad kokku, oli väga lihtne. See oli 50 tonni juustu, eks ole, 2 träki peal ja me teenisime täpselt 40 000 miinust. See oli Kuressaarele täpselt 4 päeva töö juustutööstusele, Saaremaa piimatööstuse juustutööstusele. Et see tähendas siis seda, et tegime 4 päeva tõsist tööd ja saime siis iga päevaga 10 000 miinust tehtud. Et meie ettevõte ei ole nii suur, et need summad oleks nagu, et need summad oma jälgi jätaks. Et see on karm reaalsus, aga ütleme nii, et võib-olla kõike seda aitab nagu mõista ja tajuda see, et ikkagi me näeme ju, mis mujal maailmas toimus, et tegelikult ka toidutööstused olid suletud, eks ole, ja jooksid kinni, et võib-olla see aitab nagu seda kõike rahulikumalt võtta ja lihtsalt, et igal asjal on tavaliselt ka mingi lahendus lõpuks ja nii ongi, et täna on need hinnad seal grammi võrra küll paremad, aga 2,50 me reaalselt veel ei ole saanud ploki eest, et see on tänane seis, indikeeritakse küll, et kolmas kvartal toob siis juustuturu uuesti seal 2,6 kanti, ei tea, ega need prognoosid on ka sellised, et vahepeal prognoosid ega 1,8. Nii et loodame alati, et sisimaselt läheb paremini, aga valmistu halvimaks nagu ikka, eks. Ja ütleme, aprillis me saime tegelikult üks asi, et käive kukkus 350 000, siis tegelikult, kui kõike seda kasumlikku poolt vaadata, siis mis seal salata. Ma isegi arvan, et eris suurt saladust siin ei tee. Tegelikult aprillis me panime 200 000 puhast kahjumit 1 kuuga. Et see on ikkagi nagu päris, kui selline asi nagu pool aastat toimub, siis on fataalne lugu kiirelt, eks. Ja ega siin ei ole, mehhanisme vähe on, ettevõtte reservid, ütleme nii, et üleajavõlg oli küll märtsi lõpus suht olematu võrreldes eelmise suvega, minu esimeste kuudega, aga ütleme nii, et see aprill, mis nüüd peale tuli, et nõukogu esimees küll ütles, et kui ma sõnastasin selle, ma ütlesin, et tegelikult on lihtne, ja tegelikult kui sa tunned, et varbad hakkavad põhja ulatuma, siis tuleb äkki selline tsunami, mida sa absoluutselt ei oska oodata, aga ütleme jah, eks ta natuke tegelikult nii oli. Ja ega täna ei jäänud muud üle, et täna tuli ka siis, nagu öeldakse, tootjatel maist rääkisime nõukogus läbi, et langetasime toorpiima hinda, et lihtsalt füüsiliselt see aprilli pauk sõna ots mõttes kuidagi ära seedida, sest ütleme nii, et ega virtuaalset raha meie ahelasse vaja ei ole, see on üks ring, siin ei ole nagu seda, et on tööstur ja on tootja, tegelikult oleme kõik ühes ketis ja siin on nii tegelikult ongi täna olukord ja ma julgengi öelda, et eile, ma ei ole küll kuskilt nüüd ise surfanud kahetsusväärselt, aga eile uudistes ütles ka, et saigi kõige rohkem pihta piimandus, mis väljamüügi hindu puudutas.
kriisist, et muidu see tööstuse protsent oli väike, aga sealt toodi välja, et tegelikult korralik pauk oli piimanduses ja mida muidugi välja ei tooda, on see, et juust sai sealt omakorda veel selle reaalse jao, sest selge on see, et siseturul õnneks on ju praegu asjad hästi, aga meil 4-50% vahel meie siis sellest 135 täna sellest toorpiimast me tegelikult peame väärindama nii-öelda ekspordi poole. Et meil ei ole sealt nagu mitte mingit pääsu, lihtsalt nii nagu me teame, et Eestis toodetakse piima rohkem, ehk siis piim on ekspordiartikkel ja lihtsalt hetkeolukorras muidugi see, et me teeme seda läbi juustu, oli vähemalt selle kriisi ajal ja Vene oma ilmselt puudutas rohkemat, aga kah ikkagi juustu päris paljus, et see paneb nagu tõsiselt mõtlema, et kas selline 15-kilose plokkjuustu tootmine on kõige nagu öeldakse, siuke kindlam mudel erinevates olukordades ellujäämiseks, et Vene turu tingimustes tegelikult see oli nagu väga, väga adekvaatne toimetamine saaremaise piimatööstusel, kuna kontsentreeriti koha peal toode ära, löödi rekasse, läks nii-öelda Eesti turule üle poole ja vaata, et vahepeal igatahes läks Peterburile. Peterburi tegelased oskasid väga hästi hinnata tegelikult saarte juustu või saare juustu ja tõesti oli olukord, kus Andi saigi enda juustu eest rohkem, kui maksti Saksa juustutööstustele või rääkimata Poola juustutööstustele. Et absoluutselt iga asi omas ajas töötas väga hästi, aga ilmselgelt peale Vene turu ärakukkumist ekspordi suunal nagu sellist hinnaeelist reaalselt ei ole ja ütleme nii, et ikkagi see ekspordi osa, kui see on tooraines ligi pool, mis tuleb sinna suunda panna, siis kindlasti on see tulevikus meie jaoks nagu tõsisem väljakutse, et kuidas nii-öelda järgmise 10 aasta jooksul siis seda nii projekteerida oma arengut, et erinevates langustes ja äkilistes kriisides see asi nagu ikkagi vee peal oleks ja pikas perspektiivis ka omanikule annaks sellist sisendit tulu ja piimahinda, et tema suudaks samamoodi areneda, sest kapasiit on ju meil ka ikkagi, ütleme 140 tonni piima küll, aga tegelikult on see ju tänases kontekstis juba väga vähe. 10 aastat tagasi oli ta, ütleme nii, et oli juba midagi kujutas endast, aga täna on lihtsalt aeg läheb edasi ja mastaabid muutuvad ja konsolideerumised toimuvad igal pool mujal nii edasi ja täpselt nii see on, et saarele muidugi tuleb tunnistada, et peale Vene kukkumist siis kui saarel oleks olnud linnapiimatööstus, siis ilmselt oleks see hakkama saamine ja võimekus ka omanikele piimahinda tagada oluliselt parem, ei saa salata. Aga see jutt kehtib ainult peale Vene turu kukkumist. Okei. Kas palkade kallale ka on tulnud minna või kuivõrd? Eilses sõnumis kollektiivile andsin välja, et kui siis teise poolaasta eelarves, sest meie jaoks ongi see nagu selline pikk, ütleme nii, et ma tahaks teada, mis kujunevad ka juunikuu hinnad eksporditurgudel ja nii edasi, et mingi pikem pilt, et ma ei tahaks nagu kuidagi töötajatega nii käituda, et et 3 kuud poole palga peal ja nii edasi, et kuna käibelangust meil nagu nii ei ole abile, me ei kvalifitseeru, nagu ikka, eks ole, kuna lehmadel peavad lüpsma ja mingi liikumine ka toimub vaatamata hindadele ja kahjumitele, siis indikatsioon oli see, et võimalik, et tuleb näiteks 10% kolmandast kvartalist töötasu või töötasu kulusid kokku võtta, et vähemalt selle sõnumi, selle võimaluse ma indikeerisin, sellepärast, et ütleme, selle 20+ aasta jooksul on see õppetund tulnud, et muidu pärast mõni inimene tuleb, et sa oleks võinud ju mulle ette vähemalt mõista anda või meile, et me oleks mõned otsused teisiti teinud, külmkapi ostmata jätnud või mis iganes. Et see on selline alguses oli mul radikaalsemad mõtted,
aga siis ma nagu võtsin ütleme nii, et kerisin aegu tagasi ja mõtlesin, et pigem tuleb läheneda niimoodi, et see periood võib olla pikem, aga lihtsalt kui see langus ei ole väga suur, et see aitab ikkagi sellist võtmekaadrit säilitada ja ütleme, piimatööstus on kindlasti see koht ka, kus mitte nüüd ainult, aga kus ikka tänavalt inimesi võtta on päris keeruline, et sul peab olema seal ikkagi, kui mitte haridus, siis vähemalt korralik kogemus. Valdis, ütle nüüd lõpetuseks, et mis need tooted on, mida me lihtinimesena ei näegi võib-olla, et mis on nii populaarsed, et peab... Ütleme nii, et Saaremaa juustud ja loomulikult Saaremaa või on, ma loodan ikkagi enamikele teile, ma väga loodan. Ja kui ei ole, et äkki siis saavad olla sellised igapäevased külmkapi ja köögilaua külalised ja mis on nüüd selle pea aastaga muutunud, on see, et me oleme hakanud Saaremaa või petti väärindama ja sellest on tulnud 2 toodet, et ma arvan, kui piimalette vaadata, siis kõige lihtsam on, kui ne näete jõupaberist pakki, purepakki, siis tõenäoliselt see on meie toodang. Ja oleme pannud sinna siis enne mind juba ära tehtud mahepiima, aga kuna ta oli plastkanister, siis ma tundsin, et idee väga tore, et mahepiim Saaremaalt või ökopiim, aga lihtsalt, et minu jaoks oli nagu midagi oli sealt selles mõttes puudu, et asi oli lihtsalt lõpetamata, et see pakend ei olnud nagu minu jaoks üldse öko, see plastkanister, ja siis ma otsustasin suhteliselt, võtsin selle riski, et ma leidsin, et või pett on asi, mida Eestis tegelikult teised võitootjad teevad, sisuliselt läheb petipulbriks, aga kuna Saaremaalt see logistika selle koguse peale, mis meil petist tuleb, petipulbriks on mõeldamatu sisuliselt, kui meil omal torni ei ole, seda meil ei ole, pulbritorni, et ise me oma vadaku ka müüme kontsentraadina välja, et see on ka jälle mõtlemise koht, et kui juustutööstusega jätkata tõsiselt ja spetsiifiliselt, siis kindlasti peaks siin mõtlema, et võib-olla lõpuni väärindada oma asju rohkem. Aga seda võimalust meil ei ole, siis võipetis on alates letsitiinist päris palju kasulikke asju piisavas kontsentratsioonis, ja endale mul on kogu maitsenud ja ma mäletan, kui ma koolist tulin keskajal või ennegi seda, siis kunagi pakkis kilepakki seda Tallinna piimatööstus ja päris võipetti apendatud kujul ja minul on sealt mälestus jäänud ja maitseasi, minule ta ise maitses ja siis mõtlesime, et kasutaks selle ressursi ära ja kuna see mahepiim oli ka ellu kutsutud ja võib-olla see pakend ei olnud nii mahe, siis sain need mitu asja ühildada ja täna on siis 3 toodet, et ongi mahepiim, hapendatud pett, nii-öelda tegelikult klassikaline toode ja siis ütleme nii, et suht Valdis ja seda joob, eks ma olen valmis kõigeks seoses selle tootega, aga on siis rööstpett ka välja toodud ja ütleme tegelikult, mis ta ütleb, ega ta on piima asemel, et teda ongi keeruline turundada, inimesed küsivad, miks ma peaks teda ostma ja nii edasi, täiesti nagu, seda ei ole tegelikult keegi kunagi pakkunud. Sakslased küll rõõskab seda buttermilki ka ju tarbivad, aga ütleme, meie piirkonnas siin ei ole seda ennemalt pakutud, et eks ta on selles mõttes keeruline projekt, aga ütleme, täna on jah need tooted siis välja toodud ja siis meie uus identiteet on ka Moo Saaremaa ristikeina taustal, mida siis järjest hakkab ilmselt rohkem nägema, et see ristikein on kogu aeg saatnud ja kuna tegemist on ühistuga ja tegemist on piimaühistuga, siis ma arvan, et see võiks igati seda sümboliseerida ja samas ikkagi anda nagu selge pildi siis ka tegijatest, et mis brändid, aga mis peitub, et Saaremaa on kindlasti ka väga vahva, aga tegelikult Saaremaat eraldi patenteerida on keeruline ja ehk võimatu. Ja siis lihtsalt, et oleks meil ikkagi omanikel ka tulevikus
selge kaubamärk, et kui sinna panustada, siis mis on tõesti nende oma, et muidu on see värk, et ehitad kõrvale Meieri, paned ka Saaremaa asja peale ja siis ühesõnaga nii kui see Värska värk, eks ole. Et siin paljud ei saa aru, miks ja milleks, aga tegelikult see taust on selline. Aga see Moo Saaremaa on kaitstud teil kui kaubamärk, jah? No piimagrupis on ta jah meil kaitstud, jah. No, piimagrupis. Aitäh! Anname meie teisele külalisele sõna ja kui on ka Valdisele, siis pärast saame neid veel esitada. Ja lähme üle siis Peetri juurde, Peeter Pärtel. Ja tere! Kes isa kaudu on Saaremaaga seotud, aga kes on väga kuulsaks meheks saanud. Omas ringkonnas, aga mitte massides. Üha rohkem massides ja koroona tõi Peetrile kuulsust juurde. Kes juhtus eelmist Anu hommikutundi televiisoris vaatama, siis see teab, millest on jutt. Aga palun, Peeter, vali ise, millest sa alustad. Rääkida või paljudel teemadel, eks ju, et erinevalt siis Valdisest, kes juhib suur ettevõtet, siis minul on ühe inimese ettevõte. Et võrreldes minuga suur ettevõtet, eks ju, et mul on ühe inimese ettevõte, ehk mul ühtegi töötajat ei ole, mis ei tähenda muidugi, et ma kõike üksi teeks, vaid ma kasutan siis teisi professionaalseid teenusepakkujaid, et üks 10 inimest teeb siis ja saab tasu siis vastavalt kas tüki või tunni eest, eks ju, kui nad minu jaoks midagi teevad. Mis mul võimaldab nagu tegutseda üsna edukalt on see, et mul on otse kontakt lõppkliendiga. Ma müün ainult otse lõppkliendile. Ehk mul on meililist, mis on 16 000 inimest. Et kui ma tulen mingi uue tootega või millegiga välja, siis ma saan 16 000 inimesele kirjutada neile postkasti, et näe, siin on uus asi või tule vaata seda. Ja see nagu, selle kaudu mu põhiline osa müügist käibki. Ja siis e-pood ja koduleht ja need on üsna nõrgad, et ma ei ole kunagi väga panustanud nagu nende niisuguseks ideaalseks tegemiseks. Sellepärast, et kui ma saadan meiliga lingi juba inimestele, et siin saab maksta, siis nad juba maksavad, et siis ma ei pea seda kodulehti seal väga nagu tegema. Aga ma ei tea, kui see kriisi võtta, siis tegelikult mõned nüansid on veel, mida seal hommikanuga võib-olla ka ei saanud välja toodud, et sellest kriisist hakati rääkimisel jaanuari lõpus ja ma vaatasin, et isegi mingi Terviseamet hakkas mingeid hoiatusi välja tooma, aga ma jälgin ühte inimest, kes on Chris Martenson on tal nimi ja ta teeb nüüd igapäevaseid neid koroona, ma panen siia chati ka selle, siis saab see lingi võtta. Et ta teeb neid koroonaviiruse ülevaateid, ta on küll Ameerikas ise ja teeb nagu Ameerika vaatenurgast, aga kuna ta neid ülevaateid teeb, siis üle maailma saadetakse talle kokku nagu kõik võimalikku informatsiooni ja siis ta kontrollib, kas see on nagu tõene või on see võltsuudis ja nii edasi ja siis annab ülevaateid, et mis viimase ööpäeva jooksul nagu toimunud on selles valdkonnas. Ja üks asi, mida ta näitas jaanuari lõpus, miks mina nagu uskuma hakkasin, et see probleem on reaalne, on see, et ta võttis lahti Flight Radar on lennukite jälgimise lehekülge, kus sa saad vaadata, kus lennukid lendavad ja nii edasi. Ja ta võttis lahti Flight Radari lehe ja näitas, et näete, siin on Wuhan, lennud tulevad, lennud lähevad, et lennuliiklust ei ole kuidagi piiratud. Ja siis oli juba YouTube täis ja mujal ka täis neid klippe, eks, et mis seal kohapeal toimub. Et ametliku infot ju oli väga segane. Ja siis see tundus mulle niuke veidi, võib-olla ma jäin isegi liiga kauaks sinna YouTube'i vaatama neid, kuidas inimesed seal, ma ei tea, maskides on ja tänaval surnud on ja nii edasi, eks, et siis see tõmbas nagu ikka päris niukse veits nagu, ütleme, hirm läks ikka päris ülesse tollel hetkel. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et okei ise, et mis siis vaja on nagu, et kui see peaks siia jõudma. Ja rääkisin enda abikaasaga ka, kes arvas, et ma olen veits napakas, et see on mingi Aasia probleem, eks, et mida sa muretsed siin. Aga mõtlesin, et okei, et ei ole hullu, et ma kulutan oma siis isiklikku raha, eks ju, kui ma kulutan siin mingi 300 eurot või 500 eurot igasugu asjade tellimiseks ära, eks ju. Et siis see ei tee mind nagu vaesemaks ja see ei mõjuta meie elustiili kuidagi. Ja õnneks meil on abikaasaga on ühingine rahakoti ja on eraldi rahakotid, nii et see tuli eraldi rahakotis võtta. Nii et, aga mida ma tellisin, oligi respiraatoreid, neid tol hetkel veel ühes kohast müüa sai jaanuari lõpus. Et nagu me pärast lugesime, siis hiinlased ostsid ära kõik ja saatsid Hiina, eks ju siit. Aga tol hetkel veel ühes ehituspoes oli, siis tellisin neid ja siis tellisin need desinfitseerimisvahendeid. Et nii kätele kui ka siis pindadele ja nii edasi. Aga minul ei olnud vaja väga mõelda siis nagu teiste inimeste peale, vaid mõtlesin nagu koduseks kasutamiseks, et mis me siis teha saame nagu. Ja
ja siis veel jah, õnneks ma abikaasa on laboris töötanud, siis ta ütles, milliseid kindaid tellida ja veel mingeid asju ikkagi aitas mul välja valida, et millest nagu reaalselt ka kasu on lõpuks. Et see oli võib-olla see taust, et mingi väike detail nagu, et mida ei pannud paljud tähele, et mul on üks hea sõber ka, kes hästi detailselt läheb probleemidesse alati sisse ja ta näiteks seda koroonaviirust ka analüüsis ja jõudis järeldusele, et see jääb Aasiasse ja et see ei ole tõenäosus, et see siia jõuaks kusagil veebruari alguses. Aga tema ei jõudnud, pärast ütles mulle, et seda flight radarit ja lennuliikluse, et see käib, seda ta ei teadnud. Ja teine aspekt seal oli see veel, mida me tähele ei pannud, oli see, et meil oli ju, kas oli 17 aastat tagasi või midagi, oli see eelmine probleem seal, eks mingi eelmine koroonaviirus või MADES või SADES või mis iganes see lühend oli. Et seesama inimene, kelle lingi ma teile andsin, tõi välja selle, et tol hetkel Wuhanis ei olnud rahvusvahelist lennujaama. Et oli ainult regionaalne lennujaam, et see linn on meeletult kasvanud vahepeal, et vahepeal on tekkinud rahvusvahelised ühendused sinna. Et sellepärast tema nagu hoiatas, et see asi läheb igale poole maailmas. Ja teine asi oli see, veel kolmas asi oli see, et ta võttis selle WHO hinnangud, et see on mingi kriteeriumid, et on pandeemia ja vaatas, et kõik kriteeriumid juba on olemas, et mis siis, et WHO eitab, et mingit pandeemiat ei ole, siis tegelikult kõik kriteeriumid on täidetud, et peaksid ammu andma selle pandeemia hoiatuse juba, et ülemaailmse hoiatuse andma. Et see oli võib-olla see kriisi nuka algus. Ja nüüd ma jälgin nagu edasi seda tüüpi, ma ei jõua iga päev vaadata, tal on tunniajased videod, eks ju, või 40 minutit, 60 minutit. Ta tõesti annab detailselt ülevaateid, ma vaatasin, et seal on ka ülevaated nendest viimastest nii-öelda ravijuhistest, mis on välja tulnud kusagilt ülikoolidelt ja sealt tipphaiglastest ja nii edasi, et see on suudetud see haigus jagada näiteks 5 erinevaks etapiks. Ja ütleb, et tihti öeldakse, et mingi ravim ei toimi, et siis kasutatakse seda vales etapis, sellepärast ei toimi. Et näiteks mingi niuke asi, eks, et ja siis soovitus oli inimestele, et kui te peaks haigeks jääma, siis võtke see ravijuhis ette ja andke oma arstile kätte see, et sulle tõenäoliselt teie arstile näinud seda veel. Aga veel üks asi, mida ta ütleb siin, ma vaatan paar päeva tagasi, on see, et arva või ma ei tea, ma ei ole vaadanud, millist andmetele tugines, et arvab, et see teine laine on suhteliselt vältimatu, et see teine laine nagu tuleb ka. Aga me ei tea, kas kõikides riikides ja kuidas, eks, sest USA on nagu ikka ta vaatab Ameerika kontekstist neid asju, eks, et me õnneks oleme, ei ole otseühenduses Ameerikaga. Aga teine laine selles suhtes pidi olema hullem, kui selle samale inimesel tugineda. Et vaat, kui meil oli see esimene asi, eks, siis meil oli paar seda koldekohta, eks, et üks oli seal kohe Vallisjões, eks, Saaremaal, teine oli seal Võrus ja veel paar koldekohta, et siis kui see teine laine tulema peaks nagu tõsiselt tulema, siis meil on siseriiklik nakatumine ja see võib olla nagu mingid sadades kohtadest hakata liikuma korraga. Et siis võib olla isegi nagu hullem on see väide, aga siin on kõik võib ja kui ja nii edasi, eks on ees, et ja millal, eks, et Terviseamet ise, eks, ütleb, et sügisel, siis kui see gripihooaeg on ja üldine hooaeg on, et siis võiks uuesti see viirus ka üle teiste viiruste nagu vargust saada levima niimoodi, et inimesed ei saa aru ja levitavad, eks, edasi. Et selles suhtes ma arvan, et ma vist võrdlesin ka selles hommik Anuga saates, kui mind kutsus sinna, et see on nagu, kui võtta analoogist teatrietendust, siis meil esimene vaatus on läbi, aga nüüd hakkavad järgmised vaatused kahjuks. Ja paljud vaatused ja teine asi on üks majanduskriis, mis on täiesti alguses, et selle esimesi samme me alles näeme ja kui hulluks see läheb, nagu näeme ka. Et võib-olla ma võin majanduskriisis ka natukene rääkida, et seda on ennustatud hästi pikalt ja sellel teemal on hästi palju raamatuid kirjutatud. Ka siin vahepealse viimase 10 aasta jooksul ja mul tekkis nagu, kuna ma eelmisest kriisiga ka natuke kokku puutusin, eks, et siis mul tekkis nagu huvi selle vastu ja ma olen audioraamatutena kuulnud ja lugenud siin erinevaid raamatuid, et selleks kriisiks nagu ettevalmistus on käinud tegelikult 10 aastat nagu igal pool. Üks hästi huvitav raamat, paks raamat on mul siin, Collusion on Noomi Prints, jõle raske raamat. Ma kuulasin tegelikult selle audiona, sellepärast, miks ta on raske, sellepärast, et ta on sisuliselt valuutatsioonide lõikes keskpankade koosolekute protokoll või ülevaade koosoleku kaupa, nagu, et mida otsustatud on ja milleks siis nagu valmistutakse. Ja siin on, ja paljud teised allikad ütlevad, et tegelikult eelkõige on hiinlastelt, me kuuleme, et hiinlaste huvi on see, et maailma reservvaluuta ära muuta, et dollarist lahti saaks, et dollar ei oleks enam see reservvaluuta, mille kaudu kõik tehingud käivad. Ja nad on ka teinud ettevalmistusi nagu niisugused otse, nimetatakse need valuuta swapid või niisugused vahetuslepingud nii Venemaaga kui ka teiste riikidega, et saab nagu ilma dollarita tehinguid teha. Et sellega nad kindlasti töötavad täna edasi ja loodavad siis, et äkki siis saab, ma ei tea, Hiina Yuanist näiteks tagatisvaluutaks või siis mingisuguse muu nagu niisuguse korvi
ja nende korvideks on tegelikult veel üks riik, mis on hästi tugevalt valmistunud, on Venemaa. Et nii Hiina kui Venemaa viimased 10 aastat sisuliselt väga suurtes kogustes, need on kõige suuremad kullaomanikud, nende keskpangad. Ja see on ametlikult on kõige suuremad omanikud, et Hiina puhul spekuleeritakse, et mitteametlikud varud on veel kordades suuremad kui need ametlikud varud. Ehk et kui valuutasüsteemis midagi juhtub, et siin on eesti keeles üks huvitav raamat, et ilmunud, millest saab lugeda, on see Ragnar Nurkse raamat Meie meesrahvaste liidus, mis annab ülevaate nagu, ma ei tea, kui palju te teate sellest Ragnar Nurksest, aga et põhimõtteliselt oli siis nõuandja uue rahasüsteemi kokkuleppimisel peale teist maailmasõda, et Eesti mees aga elas Šveitsis, et siis ja tema need 2 tööd, mis siin raamatus on ära tõlgitud, olid siis aluseks nagu uue rahasüsteemi kokkuleppimisel. Ja siis selle 3. osa sellest raamatust on üks hoiatav tema teos. Et kui asjad nagu, kui jälle võlgu liiga palju võtta, et siis võib hüperinflatsiooni minna. No, et need asjad on kõik nagu ära unustatud, et võib-olla on uuesti nagu valmis selleks. Aga jah, et kui tekivad üksid ebastabiilsused, siis ja tõesti asi peaks käest ära minema, siis kuld on nagu see, millega saab hästi kiiresti stabiilsuse taastada. Et seda on läbi ajaloo korduvalt tehtud, eks ju, nii peale esimest maailmasõda, peale teist maailmasõda ja nii edasi. Et selle valguses tundub, et näiteks Venemaa ja Hiina on nagu meeletult kullareserve tekitatud. Mida see nüüd tähendab meie jaoks ja kõigi teiste jaoks, me ei tea. Ja erinevaid stsenaariumid on veel, et on üks stsenaarium on ka see, et minna SDR-ile üle ja näiteks siis devalveerida kõiki teisi valuutasid selle suhtes. Et seda tasub ka kindlasti tähele panna, et SDR on siis IMF-i poolt emiteeritav raha. See on maailma valuuta juba täna, mis on olemas reaalselt, aga täna saavad seda ainult teegid kasutada omavahelistes arveldustes, et teistele see ei ole avatud. Aga see ei oleks väga keeruline nagu avada ka teistele, kas siis arveldusvaluutana või ka sularahana. Et see on ka veel üks stsenaarium, ühesõnaga, mida mina vaatan nagu seda, et kui te uudistes näete, et SDR-ist hakkab rohkem juttu olema, siis tasub nagu pilku peale hoida, et huvitav, mis toimub, eks. Sest enamus inimesi on nii ignorantsed, et nad ei tea isegi, mis see SDR tähendab, neil on jumala suva, eks, et mis kuskil toimub. No see SDR on jah, IMF-i arveldusühik ja nüüd on juba seal paar-kolm viimast aastat ka esindatud. Seal enne seda oli valuuta Ameerika dollar, siis oli Great Britain pound, siis oli euro oli teisel kohal, siis oli Great Britain pound ja Jaapani jeen. Ja nüüd on 5. seal juures siis yuan ja yuan on ka muidugi ikkagi endiselt teisel kohal on euro seal, nii et dollar, euro, yuan ja siis tulevad Great Britain pound ja Jaapani jeen. Just, et praegu on valuutakorv, aga seda saab nagu ümber defineerida on see, et võtta nagu kasutusele siis näiteks valuutana ja siis et miks seda stsenaariumit üldse öeldakse, on see, et nagu me teame, et võla hulk on nagu nii mega suur, et üks variant, kuidas võlast siis lahti saada on, eks ju, vahetada valuutat, eks ju, ja siis eelmine nagu hävitada, suva, eks ju, kõik, kellel on teistes valuutades midagi, et siis ära nullida kõik võrdselt vaeseks. Et ei tea, eks, et tegelikult ju suures pildis, kui kõik võrdselt vaeseks kõlab nagu mingi teine riigikord on olnud, eks ju, aga et see on nagu üks stsenaarium, mida nähakse. Et need on nagu, ma olen nagu huvist vaadanud neid ja lugenud neid erinevaid raamatuid, eks ju, ja erinevate stsenaariumitega mängitakse, eks, et mis võiks nagu edasi tulla. Et mis nüüd täiesti pretsedenditu on tegelikult see, et mida Ühendriikide keskpank on teinud ikkagi. Ta on nüüd 2 kuuga siin, kus on rohkem raha nüüd juurde süsteemi lisanud, kui ta eelmise kriisi ajal 2 aastaga lisas. Et see on nagu hullumeelne, nagu, mida nad teinud on, et see baasraha hulk, mida keskpank saab emiteerida, see on nagu täiesti jabur, nagu, et see rahatrükk käib nagu täiega. Nüüd küsimus on selles, et osa ootab inflatsiooni peale seda Anuga saadet helistas mulle ka üks naisterahvas, kes arvas, et rahareform kohe tuleb ja küsis, mis teha. Aga see raha, see pruugi nagu nii hull olla, sellepärast, et meil on teiselt poolt nagu kaotused ka ja mis on nagu, miks ei ole viimase 10 aasta jooksul sellest rahatrükist nagu midagi juhtunud, on see, et tegelikult see juurde tuleva rahaga on nagu auke lapitud lihtsalt. Et see ei ole nagu, ta on jõudnud nagu mingitesse varaklassidesse, nagu me näeme, taksihinnad on üleval, eks ju, mis on ka täiesti jabur, eks ju, et ettevõtjatena me teame, eks ju, et valmis, kui sul on raskused, eks ju, siis su ettevõtte väärtus ei kasva samal ajal. Aga USA börs on täis ettevõtteid, eks, et ettevõtted on raskustes, aga väärtus kasvab. Et see on nagu, see on hästi suures korrelatsioonis selle rahatrükiga. Et kui pannakse 2 graafikut kõrvuti, siis sa näed, et rahatrükk, eks ju, toimus seal mingisugune vahemaa, täpselt sama vahemaa liikusid nagu aktsiad üles. Et see raha otsib nagu
ka selles suhtes kuhugi nagu seda kohta, et kuhu minna. Kas see reaalselt inimesteni ka jõuab või jõua, et seda nagu jälle ei tea. Su kulla jutt on muidugi huvitav selles mõttes, et tuletame meelde, kui Eesti müüs maha oma kullavaru, mille ta Inglismaalt tagasi sai ja siis uhkelt teatati, et kuld on finantsvahendina täiesti aegunud ja ajast ja arust ja näed. Aga sa pead vaatama seda ajajärku, et see oli 90ndate algus nagu, et kuld ja kui on headel aegadel majanduskasv, siis tõesti kullaga ei ole nagu mitte midagi peale hakata. Et niipea nagu kriisiolukord on või ebastabiilne olukord on, et siis kulla väärtus nagu valuutades jälle kasvab hüppeliselt, et seda on nagu praegu ka teinud. Ja üks alahinnat viimane vara, nagu reaalvara, mida omandada saab, mille hind ei ole veel nagu järgi tõmmanud, on hõbe tegelikult. Et hõbe on nagu endiselt veel, ta on jaburalt odav, eriti võrreldes kulda. Et seal ma just kuulasin ülevaadet sel teemal ka, et ajalooline seal suhe on olnud mingi 30-40 hõbe, mis iganes viikut võtate kullaviiku suhtes, siis hästi pikalt on ta olnud 80 juures ja praegu ta käis 125 juures ära ja kusagil 120, et ühe selle kulla untsi eest saab 120 untsi hõbedat. Et siis selle baasil öeldakse, et hõbe on nagu väga odav. Aga hõbedel kindlasti on ka see tööstuslik komponent olemas, et kui me näeme, et kui tööstusel on raskusi, siis kindlasti hõbede järgi nõudlus on nagu vähem. Ja kullal on puhtalt siis see väärtushoidis komponent seal taga. Peeter, räägi palun paari sõnaga seda ka, kui sa siis hakkasid seda päästevaru endale looma ja paljud selle peale väga irvitades muigasid, aga nüüd on kuldsaks ja kangelaseks saanud. Ma olen kuulanud neid kulla-hõbede jutte ja igasugu muid asju nagu väga pikalt ja kusagil tegelikult vist juba, ma mäletan, kas 2000 peale eelmist kriisi või isegi enne eelmist kriisi, ikka peale eelmist kriisi, 2012 siis oli üks ameeriklane, keda ma ka olen kuulanud ja jälgin, siis ta rääkis, et ostis endale külmkuivatatud toitu. Ja ma mõtlen, ma tol hetkel uurisin, et kui palju see külmkuivatatud toit nagu maksab, eks. Ja Eestis seda osta ei saanud, et Ameerikas sai seda osta, et see ühe eine hind oli võib-olla $4, aga transport oli nagu jaburalt kallis, sellepärast, et ta on nagu, ta on hästi kerge, aga ta on mahult suur nagu need kastid, et ja siis ma vaatasin, et see transport maksab rohkem Eestisse, kui see toitakse ja ei tellinud seda. Ja siis tegelikult on see täiesti juhus, et ma seda nüüd mingi koguse ostsin, eks. Sellepärast, et eelmine aasta ma lihtsalt ühes vestluses läks nagu selle peale ja ma kuulsin, et Eestis on tootma hakatud seda külmkuivatatud toitu ja ta on matkatoiduna ja Tactical Solutions on nagu üks Viljandi ettevõte. Ja et nad on hakanud seda siin Eestis siis tootma ja müüma seda ja siis mõtlesin, ma tellin siis ka mingi koguse, et ma olen seda kuulnud, ammu mõelnud, et võiks olla, et tellin siis, ma ei tea, siin mõned kastid alguses ja siis tegelikult tellisin veel juurde ja siis ta on toit, mis säilib 8 aastat, eks ju, kuna sealt on vesi välja võetud, et siis seda saab teha pikema säilivusajaga ka, et need ameeriklased tol ajal müüsid 25-aastase säilivusega toit. See on põhimõtteliselt nagu valmis saab vist piimapulvrit säilitada niimoodi pikalt. Tõmbad sealt tee välja ja säilitad, eks ju, nagu oleneb, kui palju sa vett välja tõmbad, nii palju säilib. Ja öelda, kaua ta säilib. 2 aastat. Okei, aga saab pikemaks ka, no? Ei saa. Okei. Et võib-olla piima, eks ei saa, aga teisi toiduaineid või see külmkuimatamisega saab, eks ju, et seal on nagu see protsent on erinev, et kui palju sealt seda vett siis välja tõmmatakse, et need eestlased tõmbavad sealt 95 välja, eks ju, siis saab 8 aastat, eks ju, saab ka 98 ja 99, siis saab 25 aasta peale see säilivustähtaja. Eks see toidu kõige suurem vaenlane on niiskus. Ja sellepärast on ka veel, mida väga õiendatakse või öeldakse, et see on väga loodusvaenulik toit, sellepärast, et ta on pakendatud ikkagi, ta on nii pakendatud, et niiskus sisse ei saaks, et seal seda pakendit on ikka oma jagu. Ja selles suhtes ta tõesti igapäevaseks tarbimiseks nagu mõeldud ei ole. Et matkatoiduna ja siis nüüd see huvitav oli see, et me eelmine suvi nagu ise ostsin ja siis saatsin oma 16 000 inimesele, et kas te ka tahate osta, et näete, et saab seda. Ja siis sealt osteti vist peaaegu 200 kasti osteti ära nende käest. Ja tavaliselt müüvad neid nagu ühe kaupa ja näevad hullult vaeva, et seda ühte pakki ära müüa. Ja siis järsku tulid inimesed, kes ütlesid, et anna mulle kastiga. Et neil oligi kast olemas 21 tükki, aga põhimõtteliselt seda laos nagu ei olnud väga, sellepärast, et keegi ei ostnud kastiga. Ja siis me tulime kambaga, ostsime 200 kasti ära. Ja õnneks neil läks nagu tuli põlema selle peale, et nad selle peale tegid siis lehe, see kriisitoit.ee kodulehe tegid, eks ju. Eelmise aasta lõpus, et kui on niisuguseid fanaatikuid, et teeme siis müüme neile kastiga. Ja ma neile soovitasin ka, et tehke see leht, eks, et alguses ma tegin ennast registreerisin nagu edasi müüjaks nende juures, aga nende kastidega
toimetamine on nagu nii tülikas, et ma ütlesin, et ma ei viitsi rohkem, et kui tahate veel müüa kellegile seda niimoodi, siis müüge ise. Ja siis nad tegid selle lehe ja loomulikult, kui see kriis pihta hakkas, siis nagu nad ütlesid, nad müüsid 2 kuuga vist siin praegu või 8 nädalaga või 7 nädalaga nii palju, kui nad tavaliselt müüvad aasta jooksul. Nii et nende jaoks nagu see ajastus oli nagu super, aga kahjuks mina ei saa osa sellest vaata, et mina andsin neile lihtsalt idee, et tehke. Ja kõik see tulukasum jääb neile. Aga jah, et nii see on, ideed ei maksa, eks ju midagi, nagu me kõik teame, eks ju maksad teostus. Et kuna mina ei olnud teostaja, siis mul pole ka õigust nagu sealt mingisugust juppi küsida. Peeter, mida sa arvad selle kohta, et me pärast tagantjärgi räägime alati, et me oleme kriise kehvasti ära kasutanud ja vähe õppinud? Kas seekord tuleb paras ajupuhastus ja ümberorienteerumine või ei tule midagi? Ma ei tea seda ausalt, sellepärast, et see kriis on nagu selles suhtes segasem kui eelmine. Et eelmises oli nagu, oli selg, nagu suhteliselt selge liikumine oli nagu, et kõigepealt liigume auku ja siis tuleme sealt välja. Ja nüüd seekord on see, et me liigume ka augu suunas, aga see välja toomine või tulek võib tulla nagu läbi inflatsiooni nagu väga kiire, eks ju, numbrites, aga ostujõud ei pruugi olla. Ehk kui see rahatrükk nagu ikkagi reaalmajandusse jõuab ja siin see Ragnar Nurksa raamat selles suhtes ongi huvitav, ta räägib, et see inflatsiooni reaalmajanduse jõudmine on psühholoogiline protsess, see ei ole keskpankade kontrollida kuidagi, et see on lihtsalt inimeste psühholoogia. Et kui inimesed ühel hetkel nagu vaatavad, et raha on liiga palju ja hakkavad kulutama seda, siis võib väga kiiresti nagu see inflatsioon tekkida või see raha ringluskiirus läheb üles, et nad hakkavad kiiremini ära andma seda. Et siis see kriis võib nagu hästi järsult nagu tõmmata hoopis teises suunas. Et täna, kui siin eelmistest hüperinflatsioonidest räägitakse, et siis niisugust info levimise kiirust ei olnud nagu praegu. Et praegu ikkagi levib info väga kiiresti. Ja seetõttu võib nagu hästi kiiresti minna, et hoopis hindade langemise all ja selle asemel, et siin palku langetada, eks ju, kui tekib see inflatsiooniline surve, siis võib olla hoopis vajadus hakata iga kuu tõstma, eks ju, palku ja hinnad kõik tõusevad ja nii edasi. Et selles suhtes keegi nagu ei tea, kuidas see kriis läheb, et see on väga, selles kriisis on palju rohkem ebastabiilsust ja ootamatuid asju kui eelmises. Pluss see tervisekriis siin ja juurde veel, eks. Ja ma üldse ei imestaks, kui siia lisandub veel midagi. Midagi, mida me veel ei näe. Et see võib täiesti vabalt tulla veel. No nagu nafta asja, me näinud ette, et see on nafta -35 üks päev, eks nagu halloo nagu. Et see oli nagu ka täiesti ootamatu asi siin, eks. Ja siin võib veel tulla neid ootamatuid asju. Ja üks koht, kus need võivad tulla, öeldakse, on see, et tegelikult ettevõtlusest võib seekord tulla. Sest ettevõtted, eriti suurettevõtted, on viimase 10 aasta jooksul väga palju teinud seda, mida nimetatakse aktsiate tagasi ostmine. Ehk et nad on võtnud laenu ja ostnud sellest oma aktsiaid tagasi. Nad ei ole tootmist paremaks teinud, nad ei ole arendanud, nad ei ole inimest, ma ei tea, ainuke, mida on tehtud, on võetud nagu laenu ja ostetud oma aktsiaid tagasi. Ja just suurettevõtted, kogu Ameerikas ülipopulaarne, on ajanud juhtkonnatasud üles, eks ju. Ja juhtkonnad on saanud väga suuri preemiaid, eks ju, kuna aktsia hinda saab läbi selle manipuleerida ülespoole. Ja see on seaduslik manipulatsioon. Ja nüüd neil on bilansis nagu see võlakoormus on väga suur. Ehk et isegi väike intressi tõus või tegelikult suur müügi langus võib tähendada seda, et nad ei ole võimelised laenu teenindama. Siis me räägime nagu kusagil on näinud nagu nüüd mingid ülevaated, et jutt on nagu ala mingi top 100, top 500 ettevõttest, et kusagil kolmandik nendest võiks vastu taevast lennata. Et see sõltub nagu riigiabist ja kõigest muust ka, aga võlatasemed on nagu väga palju suuremad ettevõtetes, et seda eelmise kriisi ajal ei olnud nii suurtes ettevõtetes nii palju võlga. Näiteks see sama Boeing, kes riigiabi saab, eks USA-s nüüd, nemad on ka 10 aastat seda teinud. Ehk et kui nad ei oleks neid aktsia tagasi oste teinud, neil poleks mingit riigiabi praegu vaja, neil oleks väga suured reservid, aga nad on laenanud ja ostnud oma aktsiaid tagasi kogu aeg see 10 aastat. Aga nemad on strateegiliselt tähtsad ettevõte, eks ju, keda minnakse päästma. Et küsimus on nendes, mis saab nendest ettevõtetest, kes ei ole strateegiliselt tähtsad. Ja see selgub tegelikult ju millal, alles siis, kui teise kvartali tulemused avalikustatakse börsifirmadel, eks ju, et siis võiks midagi näha, mis juhtunud on, eks ju. Ja Ameerika börs on nagu, täna vist on suurem kui Ameerika majandus, nii et see on ka jabur, mis seal nagu toimub, aga teises kvartalis öeldakse, et juuli lõpp august on nagu siuksed, seal võib tulla nagu väga ebameeldivaid üllatusi.
võib ka tulla väga meeldivaid, sellepärast et kohati on see pessimism ikkagi nii suur juba, eks ju, et kui tulevad paremad tulemused, kui see pessimism, eks ju, et siis on ju juhuu pidu. Et jällegi mõlemas suunas võib tulla, et keegi ei tea, nagu, mis tuleb, aga kindlasti nagu midagi nagu siin nagu muutub ja neid üllatusi kindlasti selle kriisi käigus veel tuleb. Kaua see kriis kestab, ei tea. Kui võrrelda eelmisel sajandi selle 30ndate kriisiga, siis on hinnatud, et see majandus samal tasemele jõudis siis alles tehnilise selle revolutsiooniga 25 aastat hiljem, et kusagil 50ndatel. Meie olime hoopis teises riigi korras siis juba, aga ütleme Ameerikas riik ja kui jõudis samal tasemele alles 25 aastat hiljem. Et kui see tegemist on sajandi finantskriisiga, et siis võib midagi sarnast hinnata, et siin mingit suurt megakasvu saab ainult tulla mingist tehnoloogilisest uuendusest. No jah, selle teise või 30ndate aastate kriisi meenutamine on muidugi natuke hirmu tegev, sellepärast, et on suuri asjatundjaid, kes ütlevad, et vaata, et peapõhjuseks teise maailmasõja tekkel oligi 30ndate aastate kriis. Aga see selleks. Aitäh sulle, Peeter. Aitäh, Valdis. Kui me oma tunnisest lubadusest kinni peame, meil aeg hakkab täis saama, ja jätaks ringi ainult kiireid küsimusi, kui Jaanusel, Avel esinejatelt küsida on. Ja oma lubatud ICC informatsiooni, meil on uudiseid ja uusi autosid on päris ridamisi. Et lugegeme uudiskirja ja katsume siis järgmisel klubi korral neljapäeval kell 10 siis natukene lähemalt rääkida sellest, mis meil pakkuda on. Aga põnevaid asju on päris palju. Jaanus, sa tahad sõna võtta, palun? Ei, ma tahan tänada ja väga põnev ja püüan aega leida, et osaleda veel. No, aitäh tulemast. Kas on midagi öelda? Mul on küsimus Valdisele. Kui suur osatähtsus on sellel mahepiimal? Mina olen selle tarbija. No ütleme, et meie 135 tonnist päevas on Muhul mahetootjat, ei ole Muhumaal, on Saaremaa, Hiiumaa mahepiima kuskil 8,5 tonni päevas. Nii et see on meie nii-öelda selline ettevõtte sisene proportsioon. Aga meie täna joogipiima on ainult mahepiima nii-öelda siis toodame, et tavapiima klassikalist hetkel me ei tooda. No, ma seda ostan ja tänu sellele, et seda osa Eesti poode nagu Selver seda ei müü, siis ma seal ka ei saa käia. Vähemalt Tallinnas ei müüda teda. Nüüd müüb kindlasti. Täna müüb kindlasti. Aga ta ei müü karjaleiba, mida ma ka ostan. Mina ostan Selverist karjaleiba. Nii Kuressaare Selveris on karjaleib kui ka Pärnu Selveris. Selverites on erinev valik erinevates poodides, et selles suhtes, kui ta ühes Selveris on, siis teises ei pruugi olla. Peetri Selverist ostan ka karjaleiba üle. Seal on olemas, okei. Peetri Selveris on olemas. Ma leidsin lahenduse Coopi Maxi Marketi näol. Okei, no Eesti kett. Just. Nii, tütarlapsed, kas Aunel on soovi midagi öelda? No, ma ei nime poolest siin äkki. Jah. Aga olgu siis, et aitäh tulemast ja nädala pärast siis kell 10 räägime veel. Kas ma Peetrilt ühe küsimuse võin küsida? Ja, ikka. Kuule, ütle siis, mis raha sinu arvates kõige mõistlikum täna on? Mis sa mõtled, mis raha? No valuutadest. Bitcoin, ma arvan. Ja. Et see on täiesti järel teema. Aga öeldakse seda, et see, mida sa arveldad, et selles on mõistlikum arveldada, eks ju. Et niimoodi muud moodi ma ei oska öelda, et kulud on sul eurost, siis järelikult on eurosid vaja. Okei, nii et sa ei ütle, et Vene rubla on oluliselt kindlam kui euro? Kindlasti mitte. Okei. Hoopis mingi muu loogika järgi toimub, eks ju. Aga Peetri varudes on muuseas ka sularaha olemas, nii et ta on hoiatanud, et ka see raha lendab kus seda ja teist.
Sularaha on nagu võib-olla siin mõne kuu kulude jagu võib olla, eks, et ala, kui siin mulle üks tüüp toob mune üle nädal, eks, siis ta tahab sularaha saada, eks, et siis mulle, selle jaoks on vaja nagu seda sularaha. Et tegelikult on, kriis on selles mõttes veel, kui ma lõpuks ütlen, et tegelikult on päris huvitav olnud see, et kullerid on tööle hakanud, et kõik võimalikke asju on hakatud koju kätte tooma, et selles suhtes on nagu päris huvitavaks läinud, et saate enda ostukorvid valmis teha ja siis kui samu asju tarbida, nagu me enam-vähem ka tarbime, et siis kui jälle täida uuesti korvi ja tehtud, et ei kulu nii palju aega enam nagu varem poes käimisele. Ja teine asi, mis Peeter mulle veel kõrvu ei oli, see tõesti see hõbeda hind, et isegi mina olen tähele pannud, et hõbe on ebanormaalselt odav. Ja ma ei suuda ka ära seletada, et see oleks jätkusuutlik proportsioon. Ja Davidist saab seda osta, eks, et kui kellegi huvi on, et minge rääkige Davidi tüüpidega. Väga huvitav, aitäh. No hõbedast on ka need investeerimismündid olemas, eks? Ja just on ühe untsised mündid on nagu kõige mõistlikumad. Teine on seal kilosed mündid on ka olemas. Et kui plaatidele tuleb käibemaks otsa, et seal siis see enam ei ole väga mõistlik. Olgu, aitäh tulemast ja kohtumiseni. Aitäh. Peame vastu, olge terved. Saaremaal on päike, ma olen juba pool akent kinni pannud, et ikka olen ma nii nagu ei tea, kus ele. Tallinnas praegu ei ole. Ja tuul ja päike, see puhub siit selle viiruse kõik ära. Sõrves on eriti hea. Aga ütleb meil turundusjuht Päikese pealinn ikka. Päikese pealinn. Kõike hea. Olgu.